Nii, lõuna söödud, nüüd läheme kohe hooga edasi praktiliste tööde kallale. Lõpetasime vaat sellel lehel lõpetasime ja siit jätkame nüüd. Et mida me selleks peame siis hakkama tegema, et me saaksime neid masinloetavaid vorminguid kasutada, mida me üldse peaksime tegema, et andmed muutuksid masinloetavaks. Esimene reegel on see, et me peame oma mõtteviisi natuke teistmoodi üles ehitama. Me peame mõtlema nagu arvuti. Et arvuti avab meil arvutustabeli, aga siis ta ei saa aru, mida need pealkirjad ja veerud meil tähendavad ja kuidas nad üksteisega seotud on. Selle kõik me peame arvutile siis üksipulgi ette andma. Kõik, mida ta näeb, on tähtede ja numbrite stringid, et ta suudab lugeda igas lahtris olevat teksti, aga ei saa aru, mida see tähendab. Ja me võiksime paluda siis arvutil leida, sobitada andmeid omavahel, aga me ei saa talle esitada küsimusi, mis nõuavad andmete tähenduse mõistmist. Et see on nüüd oluline. Vot see tähendus, see meiepoolne hinnang ja intonatsioon ja meeleolud ja kõik see, mis me peame arvutile selgeks tegema. No näiteks me küsime, siin on kõrval teil pisikene tabel, kus on 2 inimest ja siis nende päritolu kohta informatsioon. Kui me küsime näiteks arvutilt, et mis on Jane'i perekonnanimi, selle jaoks ta peaks siis teadma see arvuti, et teises veerus olev teave on seotud esimeses veerus oleva isikuga ja see konkreetne perekonnanimi on perekonnanime siis jutumärkides sünonüüm. See tuleb arvutile selgeks teha. Siis teine raskem küsimus on nüüd see, et me küsime arvutilt, et kes elab Šotimaal. Nüüd arvuti ei mõista, et veerus asukoht olev tekst viitab esimeses veerus olevate inimeste elukohale. Ka seda on talle vaja siis selgitada. Ja isegi kui arvuti selle ära tabab, siis ei saa ta teada, et näiteks Jane on pärilt Glasgow'st küll, aga Šotimaalt. Samas aga John on tegelikult pärit küll ka Glasgow'st, aga Kentucky Glasgow'st. Et vaat see teave tuleb ka arvutile ette sööta. Aga praegusel juhul vajab siis ülaltoodud teave palju inimlikku tõlgendamist. Et miks need arvuti ei saa meie keelega hakkama, miks ta selle meie keelega nii hädas on? Et keel on kaunis keeruline tööriist ja me alati ei ütle seda, mida me nagu otseselt mõtleme, aga ja vastupidi ka, et me alati ei pruugi mõelda seda, mida me ütleme. Näiteks kasutame oma sõnade muutmiseks selliseid asju nagu kujundlikkus ja sarkasm ja huumor ja toon ja need arvutile on mõistetamatud. Võib-olla tehisintellektiga tegemist, siis me juba oleme jõudnud nii kaugele, et ka see on arusaadav, aga praegu tavakorras arvutile tuleb midagi selgeks teha. Ja kuidas peaks siis arvuti teadma, mida me mõtleme? Üks viis selle probleemi lahendamiseks on kasutada teksti siltide asemel kordumatuid identifikaatorid asjade jaoks, mida me arvutile räägime. Selle asemel, et rääkida puust ja loota, et arvuti saab aru sellest, et me pigem mõtleme hoopis sugupuud kui loomulikku puud, võime kasutada identifikaatorit, mis ütleb arvutile täpselt, mis sorti puuga on tegemist, mida me just konkreetselt silmas peame. Et see kõik tuleb
arvutile selgeks teha. Ehk siis nüüd seda praktilist ülesannet tehes te mõtlete, üritate nagu mõelda nagu arvuti keskselt, et kuidas oleks võimalik, kuidas arvuti võiks asjadest aru saada. Ma mäletan, et kui mina esimest korda arvutit kasutama hakkasin, see oli hästi ammu, siis ka see õpetus rääkiski meile sellest, kuidas arvuti mõtleb. Leo Võhand oli Tallinna Tehnikaülikooli professor tookord, kes seda kursust luges ja siis see oli tõeliselt meelt muutev ja ellu suhtumist muutev. Kui sa hakkasid mõtlema, kuidas arvutile andmeid ette sööta, kuidas me saaksime niimoodi teha, et arvuti annaks meile selle tulemuse, mida me temalt saada tahame nendest andmetest. Ja nüüd on siis selline praktiline töö masinloetava vorminguga, andmete viimine masinloetavasse vormingusse. Ja mida me teeme? Selleks on teile ette tehtud üks selline kulude selline visand või on siin 2 tegelast, Mari ja Jüri, kes siis on plaaninud minna Norrasse, Oslosse ja külastada seal neile huvipakkuvaid muuseume. Ja selleks, et sinna Oslosse minna ja nendes muuseumides käia, selle kulub teatud raha ja nad on siis ka kõik kulud välja arvestanud, mida selleks kulub. Söögikulu siin ei ole, küll tõelda hotellis ja hommikusöök ilmselt on nende kulude sees, aga nii palju teid säästetakse, et ei pea nagu söögikuludega tegelema, aga muude kuludega küll. Ja nüüd ülesanne on selline, täpselt nagu uurida siis neid andmeid, mis siin on teile esitatud ja koostada selline korralik Exceli tabel, juba arvestades seda, kuidas see arvuti võiks mõelda, et see tabel oleks selline, et me saaksime sellest teha masinloetavat vormingut. Nii et see oleks ka, et me saaksime ka need, ütleme, kui meil peaks vajadus olema, selle viia kusagile üles panna, nii et oleks nagu teistele süsteemidele ka arusaadav. Ehk siis kõigepealt vaadake neid andmeid ja siis leppige omavahel kokku. Teeme selles 2 rühmas jällegi nii see pool eraldi ja see pool eraldi. Võite teha ainult ühe versiooni ja see tabel on meil, mis te teete, on meil ülioluline, sellepärast et Sigrid tahab seda tabelit saada, see on tema ülesande sisend. Eks, mida paremini see tabel teil välja tuleb, seda paremini saab Sigrid oma tööd edasi teha teiega. On ju nii, eks? No nii, ma annan selle jaoks teile ikka julgesti aega, see on kaunis keeruline töö. Et vaatame, ehk tulete poole tunniga toime. Vaatame 20 minuti pärast, siis vaatame. Ja kui teil nüüd on küsimusi nende andmete... Jaa, keegi peab olema, kes oskab teha Exceli tabeli, võtab Exceli tabeli ette ja hakkab siis, leppige kõigepealt enne, ärge seda tabelit tegema hakake, leppige te omas grupis kokku, millised veerud on, millised tunnused on ja selles leppige kokku ja siis hakake minema ja vaadake neid andmeid korralikult ka. Seal on, me rääkisime ka andmete liiasusest ja mäletate, olid meil sellised teemad ka, vaadake kõik, mis andmed on meil vajalikud ja mis teil mõtted üldse tekivad. Kus teie arvute on? Ei välja midagi me printsima. Ei, ma mõtlen seda, et muidu me peame tahvli poole tahtma. Ei. Siin need andmed on siin seina peal, et te näete neid ja palun. Ise teete nii nagu tahab. Jah.
mis andmed seal üldse on ja mida see teeb. Seda küll, aga me saame koostada seda kohe seal. Kui te võtate, palun võite teha, kuidas, aga peaasi, et mõelge, et kõiki neid andmeid võib-olla ei ole näiteks tarbis, nad peavad olema nagu võib-olla teisiti, see struktuur peab teistsugune võib-olla olema või. Et vaadake, mis probleemid te tekivad. Ja nad olid Oota, kus ma saan nagu ja see naine näiteks sugu, eks ole, ja siis on sellised puudutused, mis meil on sõlmiteed. No see ei ole mis? Põhjusega rõhuvad. No võt, mida erinevad, see ei ole nagu arvutada see klips, nagu keegi on näiteks 55, see ei... Hakake kohe ülevalt peale, läheb nurgast, on meil Jüri, mis info seal tuleb. Jüri ilmselt on see. Tubli, edasi. Iga poole, siis tegelikult ka Maria Jüri pole oluline. millal ta rakendab seiniversii, millal ta Aga me siia panna ka tagapilet ja sul ei ole seenia. seda 55 nii pistega suurem kui 55. Ma mõtlen, et äkki on loogikas See projekt on kogu selle arvestus selle peale täiesti ja siis on kaks eri ekosüsteemist, kes Norra tulevad seda veelgustanuks. seda annab siis lohtu. Võib-olla see on tasuline. Kaks tabelit, siis veelgus. Ja kolmas on veelgus olema veel see objekt, mille vilets. Oota, aga kas need on küsitud seda keskkonnalist? Võtta kuskilt teeb vähemalt selle kohta, selleks aga tuvastada, mis see on. Siis arvestame siis, et summas kokku leita või võtta seda veel, mis saab teha vähemaks, et tuleb summa nii suur. Nimelt, kes see haiged arutab tegelikult transporti. see teeb nagu No jah. tabeli, See on väga loogiline, sellepärast proovima seda ja siis talle saadakse sellest tööst. See kui te saate valmis, ma ütlen, mis siis edasi saab ka. Me võtame mälupulgale teie need tabelid ja paneme siia seina peale, siis koos saame. Nii, aga kui võsime peale. Oleme veerunud ilmselt
inimest sõnast. ütle isik. Füüsilist kõik sõnalised ei olnud veislased. Siis sõralised on laiendused ja veislased. Nii, ja nüüd hakkame siis nende kuluartiklite kaupa minema. Siis Freud, Get, Oslo, Gardermoon. Või Nationaalteater. No, mis kuulub, see on õigus. Ma tean, aga see on pärast, ma mõtlen, kuidas ma sellest ise aru saan. Ei, see, meil oli Euroopa assotsieerimisleping, kus oli küüvahuliga mootorratas. Kas see võib olla see Teil on küsimusi, siis küsige. Mis on flight toget Oslo? Aga see on linna lähirong, mis viib Oslo lennuväljalt Oslo kesklinna. See Nationaalteatrit on siis Rahvusteatri peatus. Ma ei tea, kuidas seda täpselt tabelisse panna. Ma panen seda osa liitia. kas on oluline selle tabeli jaoks, et lähedust valida? Ma ei tea, kuidas seda palju mingi asi
siin ongi sa osa saad enam tagasi Kaks küsida, aastat. et sellest, kas sa lõpetad edukalt doktorantuuri, seda töö esitamisega või ilma esitamiseta, et sellest ei sõltu stipendiumi maksmine. ma ise arvasin ka viimase hetkega, et ma hakkan kirjutama. aga no vaata ka lõputöö ülikoolist. see Oslo pass on nagu Tallinn kaart. See on nagu linna ja selline Tallinkaart, just. mis see tähendab? Tõlgige maa see on transport, õhustransport. Selle eest linnatranspordi korvab ja siis osa muuseume ka. ja ka kirikud, mis on sinna vaatluses. Tallinnal on ka selline. majutus ja vaatame, kas meil on transpordiliik või meelelahutusliik. Ooper, meelelahutuse all tuleb ooper, eks ole. Buss, transport. Pass, siis on vaata, et see Oslo pass on natukene keerukam, et aga kas see on transport või see on meelelahutus? aga See on üleval. linnatransport, see on kõige tähtsam, et sa saad maha võtta, sest terve päev läbi kasutada ja siis muuseumid on osad on tasuta sellega, osad on tasulised, nagu ikkagi samasugune soodustuse. Majutus on pigem transport. Sest ma ütlen, et kui vaatame, kas meil ei ole vahendit mingit, et keeldupäev, ja see peab olema reisipäevad aastal. Ma ei tea, kas on oluline teha päevasid. hakkame kusagil otsast numbrit pidama, paneme jah. Mis on homne esimene oli, mis seal on seal? Reis on palju üli. Siis see oli järgmine. Ja seal on nüüd niimoodi, et Marile pane 402. Ei ole. Transport. Segast tagasi. Täispilet 210. 420 on Mari on täis. Esimene rida, esimene kuluartikkel. Transport, Marile pane transport on 420. Ja tegelikult see Marile me lähmegi jõudmast ilmselt. Kuna on 10 on pluss, siis on 42. jah, sellest on veel teine Oot, see. jah, 42. Küll see ikkagi me paneme nende kululiikide, meil on ju eraldi kodud välja. Transpordid lähme. Transpordi järgi. või see täpselt, mees püüab vannitoas vannist kala. Mina lähen siit edasi.
mina läks siit edasi. Siis mitte transport, siis lennuk, siis rong, siis niimoodi. Äkki niimoodi, jah. Mitte, et üld on transport. Kui me tahame kõik kokku, jah, võtame kokku. Paneme siis rong, Ei, siin ma ei lastud tramm, ma kirjutan. buss, tramm, Mis oli veel? Tramm. busstramm, Kõik me kirjutame ära. jah, busstramm, ja rong oli ka. Ja mulle Exceli tabelis piisab. sul piisab. Kui sinul ei piisa, siis hakkad seda Exceli tabelit panema. ei, kõik. Erasse, et kõigil oleks kättesaadav. Hakkame peale, ma hakkan ütlema, me pidime panema siis selle rong, eks ole, esimene on siis, Oota, siis sedelist ei ole vaja. Siis ei ole seda kuulnud siin üldse. Jaa, siis mul on Ei, meil on ühe. ei vaata, siis me peamegi välja näitama. vaata, mis sul tuleb. Vaata, hakkame otsast peale, lähme ringi, esimene on see rongi siis pilet, eks ole. Exceli tabeli kopeerida sees veeks ja siis viia ta sinna sellesse sees. Marile Jürile kuulsime. ei, ja Oot, aga seda me paneme siis arvutusele juurde. ei, ma saan aru. Rahvusmuuseumi häbi, et mõlemale tuleb teistele kohta, ühele tuleb naisele tuleb 108. Ei, oota, kas me paneme siia muuseum ja oopera veel ja Viigel on park ei ole üldse tegelikult, kui me räägime nende samplitest, siis mis siin on kirjas, peab hõlmata. tegelikult ma võtaks kõik muusid kokku, praegu ütleks sulle, et pane juurde nii palju, kuna ta oli sisust talve. Siin tegelikult siis pärast eraldi tabeleid, mis see võib kokku panna. Kui me räägime andmetest, siis Selles mõttes on õige, et me paneme siis eraldi. Paneme trükime ära siis. sortida ära vastavalt transporti, vastavalt teadusele, kuloliigile. See on munk, see Norra kuulus kunst, sellel on see kari ja selline hästi suur. väga kuulus kunst. tal on suur muuseum, 13-korruseline tutikas muuseum, ilus. mina paneksin Oslo oopera. Ei, Selles mõttes, kui ma panen siia jõulugu selline
kas me tahame eraldi kujul läheb ühele kui teisele? See ongi jälle see, mis on küsimus. et jah, siis lihtsalt see on see tead. Sest täitsa kõrval kahtlustad neid. nii, võta näed, Oslo ooper, niimoodi inglise versioon, laulab nii palju, aga tegelikult on pühapäeval. Ikka see on ei, seda pole jah, 12 kummalegi. Siis tuleb vabandus, see on 0. Või on tehtud siin selline ilus kulude tabel. Sa mõtled praegu mõte selles, et nemad tahtsid enne sõitu, nad koostasid, vaatasid kõik, mis eelarve ja aga siin ongi see küsimus, see eelarve on esiteks päevapilet ja üksikpilet, ma panen need eraldi nagu ridadesse, aga ma ei saa panna ja küsimus, ma ei saa harjutada, sest me ei tea, et mida nad valivad, kui palju nad reaalselt nagu kasutavad. Ja kui ma panen nii üksikpileti kui päevapileti kokku, siis see lõplik summa on ikkagi vale. See on küsimus, kas nad kasutavad mõlemad 66,5. kas on vaja siis 65,5. Millised otsused nad nende transpordipiletite kohta tegid? Või see on kas te tahate seda küsida, et kumma kasutavad otsustused Oslo passi ja loobuda sellest trammipiletist? Teeme asja lihtsustamiseks mõlemad ei vahet pole, võib-olla võtsite Oslo, võtsite ülesanded lihtsustada. Küsimus on täiesti õigustatud. See on täiesti õigustatud. just hakkasime mõtlema, et kui nad lähevad ühte muuseumisse, teise, kolmandasse, sõidavad sealt nagu 5 korda, siis on mõistlikum võtta hoopis päevapilet, mitte üksikpiletit. Aga kuna me ei tea, kus kohas need asuvad, siis me ei saa, meie nende ees seda otsust ei saa teha. Me ei hakka ilmselt praegu Oslo transporti kaevu. Aga me oleme ametlikult võimeline
otsustame, et nad kasutavad kõike. Üks päev võtavad, sõidavad ainult hotelli, järgmine päev, nad lähevad õhtul hotelli, kasutavad ööüksi piletit, järgmine päev nad võtavad päevapileti. no unustasid ära, et olid teised plaanid. Ja tegelikult nad olid selle Oslo passi nagunii juba endale soetanud ja ootasid selle lihtsalt ära. Oslo passi saab päevaks ka võtta, üheks päevaks ka võtta. Kindel see, aga neil on muidu topeltkulud tulevad selle. Ise on süüdi. Aga meil on tormiline öö vahepeal ja nad unustavad ära, et neil oli pass ja ostavad üksikpileti ja hakkavad ostma ühel hetkel. Äkki nad läksid tülli vaja. No vot, veel ei tea. Siis jääb nendeks suveniidideks rohkem raha. Las paneme kõik kirja. Aga siis tekivad juba advokaadikulud ja nii edasi. Ja Oslo hinnad on natuke teised kui Tallinna. Ma ei taha selle meeldima. Statistikast välja tuua. Tallinna transport on tasu. No kelle on Tallinna? Ei ole, nendel ei ole, kui nemad tulevad Oslost, siis nemad võtavad. Selle ka veel karu. 42 on naine ja mees on kosmos. Mis nad peaks kõhugi? Siis ei lähe nagu segi. On siis mõlemal on 16. Uus muuseum on naisel 8, mehel 11. Või ei saa ju. Ei saa. Ekskursioon Ei see. on mõlemal 16. Lihtsalt No, näha. siis peavad need Siis nagu. edasi Papa muuseum on See on ka. naisel 18, mehel 14. Kunstraamina Pidulikel üritustel. pilet. Tarja Alam. See on null, see on null, seda see annab meile Oslo pass, see on 60 naisel 65,5, mehel 52. Sellistes asjades. Pidid seal olema. 100 olema. Kuna me teame seda sisendandmetes on see olemas, siis kuna meil läheb tee eraldi teed siia panema. Kuhu need paned siis? Eurid või? Aga nüüd võtame küll siis. Hakkame neid tabeleid arutama, siis võtame, kumb tahab esimesena. No me teeme esimesena. Te teete esimesena. Võtke see mälu pulga peale. Ei, see ei ole leitud. See on Sigridi pulk. Ja ma luban seda oma isiklikku arvutisse panna. Ja puhastatud ja üleüldse. Ja üleüldse. Ma pesin teda piiritusega. Pesid teda? Pesumasinaga pestud. Ja sortsu piiritus
panin ka, et ikka desinfitseeris korralikult. aga taga enda tabelit, ma just mõtlesin praegu sellele, et saaks, kuidas saaks. nii, aitäh. Siis siia. Läheks siia kõrvale. Nii, on meil üks tabel seina peale. Nii, kas te, ma tahan natuke suuremaks teda, siis on paremini näha. Eks, nii, kas te oleks nii kena ja räägiks, mida te tegite ja mida te kasutasite, mis probleemid teil tekkisid nende andmete puhul? Et mälu järgi võib-olla mäletate, oli seal, Mari oli 55 ja Jüri 65 ja edasi tulid kõik. Esimene arutelu oligi see, et meil oli 2 koolkonda, ühed tahtsid panna numbri ja mina pakkusin näiteks, et paneme sünniaasta, et arutame näiteks tagasi. Nii. No, et siis see on muutumatu, et kui järgmine aasta võtad selle lahti, siis see on et sa saad nagu sünniaja järgi reastada ja siis saad tingimusi panna ja mingid muid asju, kui sa tabel töökust. See käis minu loogika, et sul oli lihtsalt arv, on üks tunnus, mille järgi nagu saad otsida. Nii. Aga meil läks praegu sinna tabelisse vanus. Läks tabelisse vanus, okei. Nii. Siis me mõtlesime, kas reisija nimesid on mõtet panna, ei ole mõtet panna. Et reisija nime? Siin on meil nimed on olemas. Nimed teil on, jah. Et kas see on nagu piisav, et või peaks ta panema 1, 2, 3, Reisija 1, Reisija 2. Ja, et kas see, et nagu otseselt... Kuna olid välja toodud seal seenioripiletid ja päevapiletid, siis me lähtusime sellest, et Ärast, kes on seenior, 65 aastat vana ja Mari on noorem ja kõbusem ja ilusam, et tema ei ole seenior, et tema maksab täie rauaga, et need käispiletid. Läksime seda pidi. Okei. Millised andmed sa lugesid selle iluväljast? See on väga õige lähenemine teil. Nii, kuidas teine grupp, kas te lähenesite samamoodi? Samamoodi, jah. Me lihtsalt, me alguses jätsime nagu need nimed üldse ära, ja selle soo ka, et see reisimise puhul ei ole lihtsalt olulised andmed. Just. Isegi... Tavapilet ja seenioripilet, et rohkem me nagu vahet ei teinud. Just. Meest, kes oli ka seal reisis. See on vaata see tausta andmed. Kui ma vaatan ainult neid andmeid, siis nende andmete juures ei ole oluline, et Jüri ja Mari või kui vana nad otseselt on. Me peame teadma seda, et üks saab soodsama pileti, teine just. Mäletate seda, kui me rääkisime sellest üle XT minekust, et on miinimumandmed ja rääkisime ka esimesel loengul juba andmete liiasusest, et siin ongi trikk, ongi tehtud, pandud, et me siin tegime vahepeal Sigridiga nalja, et see on nagu see ülesanne, teate seda, et mis asi see on, ripub laes, on roheline ja karjub. Teate, mis see on või? Kes teab, mis on? Ripub laes, on roheline ja karjub. See on eeringas loomulikult. Aga miks ta laes ripub? Sellepärast, et ta on lakke riputatud ja miks ta roheline on? Sellepärast, et ta on roheliseks värvitud ja miks ta karjub? Sellepärast, et ülesanne keerulisem oleks. Vaat siin on samamoodi, sama loogikaga tehtud, et oleks keerulisem. Nii, mis tähelepanekud teil veel olid? Siis oli see, et me hakkasime tegema alguses neid transpordiliike, panime alguses nad nagu andsime igale ühele nimetus, aga siis me pärast, et me paneme alguses nagu transport, aga siis meil tekkis see küsimus, et kas me paneme nagu, peame sinna kogu aeg plussitama juurde neid ja siis
nii, kuidas teie tegite? buss ja lennuk on eraldi. Miks te eraldi võtsite? Lihtsalt. Aga noh, selles mõttes meil on transportbuss ja transportlennuk. Aha. Nii-öelda, kui mina teen endale sellist tabelit, siis ma panen kõik asjad sinna sisse ja jaotan ära. Ja. Aga noh, transport on üldine, aga lihtsalt, et näha, et nagu pärast transporti on kriipsbuss või kriipslennuk, et sa enam-vähem tead, et Aha. et on võimalik sorteerida. Ja. Ja, ja. see lennuk on nagu kindel, aga siis bussi puhul, kui see alles planeeritav, siis sa tead, mida võtta nagu, noh, mis on soodsam, et kui see nagu on võimalik veel vahetada pärast. Kui see on eelarve. Ja, nii. Ja võib-olla see tabeli võib ehitama niimoodi, et on nagu üks rida ja siis seal on see peal, et see transpordiliigid, siis on need alla nagu need mitu liiki ja siis igal ühel on kus kui 0, näiteks ei kasutanud, siis enda järgmistel need Ja. Ja ütleme, et need kellaajad on võib-olla tunduvad täiesti mõttetud, aga samas ise, kui lähen kuskile, siis on hea, kui mul on tabel ja ma tean, mis kell need asjad on nagu avatud. See sõltub, mis eesmärgiga sul on see tabel koostatud. Meie tegime selgelt, et palju maksab, eks ole, palju raha tuleb kokku. Ja. Eks sellel peab olema ka praktiline väärtus Just. sellel lahendusel. Just, jah. no ilmselt me kuulsime seda, et see kulu, et me tegime nagu kulude tabeli, seal oli ka, et Jaa. kulude tabel, siis kui öeldaks mingi muu tööaja arvestus või nii, siis ma vaataks nagu seda teist. Või kui mõnel kellaajal näiteks on piletid odavamad, aga antud juhul tegelikult ei olnud. Tegelikult ei olnud ja ütleme näiteks. Ei ole meil ka midagi nagu teha. Ja eks siis on nagu kaks varianti, eks ole, kas me tunnistame, et see on andmete liiasus, et need on nii-öelda need, vaat esimesel päeval olid need kasutud andmed, eks need, aga teisest küljest on nad olulised sellepärast, et kui ma juba sõidan kuhugi, siis on kasulik, kui mul on nad kusagil üles ka märgitud, ainult et selle tabeli seisukohast neil seda olulisust ei ole nagu. Nii, mis probleemid teil veel olid või mida te veel arutasite? Arvestasime neid päevasid, minu peas käis läbi, et kas seal on oluline see päevade arv või see, et kas on nädalapäev, näiteks pühapäev, esmaspäev, me vaatasime kalendrist järgi, et need on nagu umbes alla pühapäev, esmaspäev. Et kas see on ka nagu oluline välja tuua, et mis päevadel näiteks käidi? Nii, et hetkel jäid ainult arvud. Nii. Kuidas teie lahendasite? Ei kasutanud Ei kella kasutanud, üldse kellaaegu. ei päevasid ka vaata. Päevade arv. Mis teil oli nagu, mis argument teil oli, miks see päevade arv polnud nagu oluline? Sellepärast, et see ei anna nagu eelarvestamise mõttes midagi enne, kui ei ole tehtud otsused näiteks selle transpordi kasutamise Kas osas. kasutatakse päevapiletit või 48 tunni seda kaarti või Ja. siis ta läheb oluliseks. Ja pealegi oli teil ju antud see ka, et hotell on juba, hotelli üldarve oli selline, eks? Et milles sisaldus siis juba kõik hotelliga seotud kulud, nii et sellest seisukohast jällegi, noh, kas teda siin tabelis vaja kajastada on, aga jällegi, miks mitte? Siis näiteks on oluline, kui võtta see bussi-trammi päevapilet, et noh, siis on oluline, et meil on 2 päeva ja 2 korda seda raha vaja. Just. Nüüd läheme nende transpordivahenditele ka, et kuidas mis probleemid teil tekkisid? Kas oli midagi nagu mingit infot puudu teil või? Otsustusinfo on puudu. See, mille kasuks nad otsustavad seda. Nii, kuidas teie arvate? Kas teil oli ka midagi puudu? No vaata, kui sa ei tea, kus see hotell seal on, siis sa ei tea, kas neil on vaja nüüd hotellist sinna rongi ja siis on neil vaja veel trammi ja siis neil on vaja nii-öelda, siis nad jõuavad alles hotelli või nad võtavad näiteks kohe lennujaamas selle mingi passi ja nad saavadki sellega, et kui kaugel see lennujaam on, et kas ta peab need kõik need 3 või 4 kaarti ostma endale või tal tegelikult nüüd ostaks selle Oslo passi näiteks 48 tunni, tal ongi juba see nagu nii-öelda olemas. Ja, aga kui te lähete näiteks, noh, mõelge nagu talupoja mõistusega, kui teie sõidaksite Oslosse, mida te siis teeksite kõige selle kohaliku transpordi osas? No arutaks välja, mis on kõige soodsam pilet. Ja kus hotelli asukoht on ja kas on nii, eks? Antud juhul seda ongi tehtud, seal viitab sellele see
Rahvusteatri rongijaam oleks võinud nad ka Oslo tsentraal võtta ja sealt oleks hotelli kaugem olnud, siis nad oleks pidanud veel lisaks midagi võtma. Et noh, okei, niisugused asjad tulevad ja see on tõsine kaalutlus, eks. Nüüd veel, mis veel transpordi juures? Mis te veel arutasite? Kas te panite kokku buss, tramm, Oslo bass, kõik arvestasite kokku kuludeks, jah? Okei, mis kaalutlustele? Kuna see ongi kulude arvestamiseks, et siis on nagu võrdlusmoment, et kui me võtame üksikpileti või versus päevapilet, me ei tea ju, mida nad kasutasid. Jah, vaat see ongi see. Me teeme selle eelarve nagu... Me võtsime pausaalse. Ja, et siin on nüüd üks asi on, eks on andmete liiasus, teine asi on see, et ebapiisavad andmed. Teil ei olnud andmeid selle kohta, mille kasuks nad otsustasid. Kas nad otsustasid kasutada Oslo passi, siis oleks nad pidanud veel teadma seda, kas see Oslo pass katab nende muuseumide kulud ka ära. Ja siis nad oleks pidanud, siis oleks tulnud ka päevade arvesse, et sellised küsimused, mis nüüd esile kerkisid. Need oleks kulutšekid olnud, siis oleks väga lihtne. Ja et puudulik, et see läheb sinna, see läheb sinna rubriiki puudulikud andmed. Eks? Nii, nüüd veel midagi. Ma näen, et kuidas te need lahendasite, ühed andmed olid Norra kroonides ja teised olid eurodes. Algandmetes oli antud, et 1/10. No me umbes nii panime. Tegime lihtsalt eurodes, see oli nii lihtsalt. Aha, et meie inimestele nagu parem. Ja kuidas teie tegite? Esialgsed summad me panime kirja nii, nagu nad selles vääringus, mis nad olid, tekitasime valuuta veeru ja siis kommenteerisime. Aha, vaat, väga hea. Okei. Jah, aga lõpuks võtsite nad niimoodi. Nii. Me tahame teada, mis seda andmetega edasi teha. Siis oli teil seal see Viigeland park, see on väga ilus park, kui Nossosse lähete, kindlasti vaadake seda super koht elutamiseks. Et seal see oli tasuta. Et see on jällegi sellest Eeringa ülesandest osa. Et lihtsalt sellega polnud nagu midagi peale hakata. Aga nüüd tahame pärast käia mitmes või tahame pärast teada mitmes meelelahutus või mitut meelelahutust nad kasutasid, siis ta on oluline. Ja seal ka siis, et võib-olla näiteks kui te võtate ka, kui te teete seda kalkulatsiooni ja kui te sõidate tõesti reaalselt, eks teil on ainult 2 päeva aega, siis mida te jõuate kasutada. Siis tulevad need kellaajad on olulised ja siis te vaatate pigem, et kus see Viigeland park asub ja kus need teised asuvad ja kuidas kõik see logistika on. Aga nüüd... Raha mõttes ei ole oluline. Ei, selle raha mõttes ei ole oluline. Oleneb sellest jälle, mis tabelit me teeme. Nüüd ma võtaks teise rühma tabeli ka, vaataks seda tabelit ka. Palun. Tuleb sealt seal õhustada. Siin. Siis tuleb, võtke palun siia peale. Oota, natukene läheb veel aega, me paneme selle üles ja vaatame seda tabelit ka. Mida? Jah, seda küll, jah. Aga nüüd vähemalt on teil nagu pilt selge, kuidas me peame nagu arvutile midagi söödavaks tegema, eks? Ma küsin korra pausi näiteks seda, et eelmises selle seti lõpetuses olite linkidega teisaldamine või teisaldamine. Jah. Kui turvaline see on iseenesest, sest me tegelikult ju reaalselt anname ju veebikeskkonda, näiteks on isikuandmetega tegemiseks, tegelikult see on ju reaalselt anname väga juhupärases keskkonda. Ja see on väga õige küsimus. Ei päris nii lihtsalt see ei ole. See on nende näidetega te võite teha, eks ole, me võime mängida siin, aga kui turvalisus, või no ütleme, kui isikuandmed tulevad mängu, siis kindlasti on vaja... Turvaliselt keskkonda. Just.
ei, ta küsib üldse põhimõtteliselt, et neil on põhimõtteliselt, jah. siis muidugi. Teete käsitsi. masinale näitab. loegu. See, kus ütleb, et ma ei leia printeri. Footosi. Võtan selle vist siit eest ära. Nii, no vaatame. Teil oli nii ilus tabel, et tahaks küll, et ta seina peal oleks. 2 tabelit isegi. Okay. Nii, nüüd meil on siis selline tabel ees. Seal on 2 tabelit, üks on nagu ühtemoodi, teine teistmoodi. No selles mõttes, et üleval pool on üks. Ja ma saan aru, jah, ei, okei. Vaatan, kas me saame teda suuremaks ka. Okei, läheb osakaotsi tagasi. Nii, kuidas te nüüd suhtute, mis vahe on nendel tabelitel ja nüüd teie olete nagu tellija esindaja, teile läheb see sisendiks, proua, ja siis kuidas nagu suhtute sellesse? Valik on teie, kumba valida. Põhimõtted me arutasime läbi, et enam-vähem kõik nagu peaks olema. on keegi finantstöötaja. See on nagu sellise struktuuriga tabel, et on nagu, see on informatiivsem, paremini aega. Jah, need pikad sellised. ja aga see pikalt, see on ka täiesti aktsepteeritav. See sõltubki, mis on eesmärk. Just, jah. Selle järgi sa saad tabelit koostada. See küsimus on see, et kas nüüd need, mis on sinna kokku summad võetud, et kas nendest nüüd masin saab aru või ta läheb segi selle peale, et kas ta tahab nagu selliseid ühtlaseid veerge saada, et Jah, eks siin muresid muidugi või ütleme, küsimusi muidugi sellega on, aga meie ülesanne täna ei olnudki nagu nii detailselt seda teha, vaid meie ülesanne oli see proovida teha andmed, mis on esitatud inimloetavalt, teha masinale arusaadavaks. See oli meie põhiülesanne ja arutada läbi, miks ja mis probleemid on selle tegemise juures. Et see oli meie ülesande sisu. Nüüd, kas sa võtad selle tabeli, jätkad sellega või? Et enne seda me võiksime veel teha seda, et proovime siis teha sellest, see on meil tehtud. Teeme selle. See on teil Exceli tabel, jah? Teeme sellest näiteks CSV. Nii, ja nüüd paneme selle, teeme selle siis, paneme desktopile. Ei, desktopile. Nii, ja kopime selle siia ja CSV-s. Peaks ta meil siin nüüd olema. Nii, nüüd on meil selline
sellisel kujul ta tuli meile. Ja noh, nüüd siit ütleme, kui me kasutaksime neid editore, mis me siin hommikupool vaatasime, siis me võiksime põhimõtteliselt genereerida sellest JSON-i või kuvada teda ja erinevatel kujudel, kui meil see vajadus peaks olema. Nii et noh, see töö on teil nagu selge, te võite seda kodus ise järele proovida. Ma kopeerisin või noh, need lingid tegin teil niimoodi, et ma võtsin Google'ist selle editori ja võtsin läbi eestikeelse tõlke. Noh, lihtsalt, et meil oleks ülesannet paremini teha. Et võite neid samu linke pidi siis kodus ise minna ja proovida seda tööd ka, kui teil aega on. Aga nüüd meil on üks natukene veel selle tööga edasi minna ja sõna saab Sigrid ja jätkab siit. See on meil praegu, sa kasutad Excelit või? Vahet pole. Okei, siis sa võid selle samaga jätkata. Kas sul on neid, mida? Excelit? Ükskõik, ma kustutan ta kohe nii ära. Okei. Et okei, jätka siis. Aga ma ei jätka siit. Sa jätka siit. Ma tahan pärast desktopist võtta teda. Ahaa, okei, ta on mul desktopis peal. Nii, ma lähen siit kinni ja desktopis on ta, näed, siin üleval. Ta on siin üleval. Aga mida sa tahad siit saada seda viimast slaidi ette? Okei, võtame selle ette. Nii, nüüd on meil veel natukene aega jäänud. Ja viimane, mille te peaksite siis, nüüd te olete kõik läbi teinud, ja viimane, mille me peaksime siis tegema, on see, et me avandmete teabeväravasse püüame tekitada andmestikku. Testandmestikku või päris andmestikku? Ei, selle sama andmestikku. Testandmestik on see. Tegelikult sellega ongi nii, ma siin katsetasin ja mulle tundus, et mingisugune imelik kala oli seal. Ja sellepärast me teeme niimoodi, et kas kellelgi on juba selle teabevärava konto? Siis alustame sellest, et tehke endale konto, sest varem või hiljem läheb teil seda vaja. Oih, ma võtan kohe selle lingist lahti ja näitan, kus see koht on. Nii. Nii, teabevärav. 2 võimalust, eks ole, siin üleval näete, kus see on. Kas loo konto või logi sisse, kui teil kontot ei ole, siis te peate sisse logima. Tähendab, vabandust, kui teil on kontos, logite sisse, kui ei, siis te peate konto looma. Ja kuna teie hakkate edaspidi tegelema oma nagu organisatsiooni alt, siis pange kindlasti oma organisatsiooni nimetus ka sinna. Ma vaatan, kas mul õnnestub sisse logida, vahepeal mul ei õnnestunud. Kus su ätt on? Kuule, kuidas ma äti saan? Siin ei ole ätt. Tähendab, on ätt, aga kuidas ma ta kätte saan? Siit või? Ei ole, näed, vaata siit see vajutad alla ja siis vajutad siia. Võin me sulle panna? Sobib? Jah, tänan. Näete, mis kõik juhtub, kui sa oled võõra arvutiga ja sa ei tea, mida see arvuti endast kujutab. Kuidas? Lasi mobiili ID-ga sisse logida ja siis lasi andmetega ka asutust, mis küsib kasutaja tüüpi. No siis kirjutage, mis tüüpi kasutaja te olete. Kas te olete väike kasutaja?
või tahad sa mingit? Ei, on see tekst, mis on vaja, see on salvestatud siia. Jaa. Ei, aga kas sa pead talle mingid loa andma või võid sa niisama kodumata? Aga selle pulga peal see ka ei juhtu midagi. Mitte midagi, kui sa pärast võtad selle natuke väiksemaks, et sa saad selle vahelise. Kuidas ma seda väiksemaks võtan? Vahelisega. Küll ma ta üles lõin. Jah, roheline tegi ta väiksemaks. Fine. Jälle targem. Nii, kuidas on, saate endale konto? No vot. Kas nüüd kõigil on õnnestunud sisse logida? On keegi, kes ei ole veel saanud? Mulla saab 3. korra sisse logida. Seda on ainult kasutus, millega ma olen selle oma e-registri kaudu seotud. Teiste asjadega ma ei ole e-registri kaudu seotud. Aga mul on e-registri ka Kui te olete sisse loginud ja hakkame ennast liigutama, vaadake siin üleval on see seaded. Kui te selle lahti teete, siis on teie informatsioon siin ees, te saate siin veel edasi muuta, parandada, teha mida iganes. Nii et jätame praegu selle, ja siit te saate nüüd, kas te tahate, tähendab, kui te hakkate andmed lisama, siis üks võimalus on see, et te lähete siia andmestike vaatele ja siis te näete seal üleval on see lisa uus andmestik. Kui te siit teist korda võite võtta, kui te lähete siia seadeste alla, siis näete, siin on minu andmestikud. Kui te selle lahti teete, siis te saate ka sellest vaatest minna uut andmestikku lisama. Nii et kuidas teile parasjagu rohkem meeldib? Sest kui te olete sisse loginud, siis ta viib teid ikkagi avalehele alles. Mina praegu siin juba nihverdasin ennast mujale. Nii et kus iganes. Ja kui te selle nüüd lahti võtate, siis te näetegi, et siin on uue andmestiku lisamine, samm-sammult on siin kõik olemas, absoluutselt viimane kui väli metaandmete sisestamiseks. Nii et kui teil on need asjad, näiteks kui te oma andmestikku juba hakkate laadima, siis pole teil muud kui copy-paste'i teha või siis kõige lihtsamal viisil ka sisestada, ütleme, klahvistikuga need. Kui on tärn juures, siis on kindel, et te peate, see on kohustuslik väli ja kui te, ma lähen kohe siia lõppu, katsun ennast kerida. Kui te ütlete edasi, aga teil on kas mõni väli täitmata või see ei sobi selle välja täitmine, siis läheb see väli punaseks ja hüüab teile ise, et ta ei lase teid lihtsalt edasi, ta ei lase teid siit enne minema, kui te olete kõik korralikult ära teinud. Nii et selles mõttes, ja ma arvan, et nüüd proovige seda sama andmestikku, mida te nüüd tegite seda tabelit, see Oslo kulude tabel, proovige, alustage, meil ei ole väga palju aega, aga hakake teda kirjeldama nüüd nende väljade järgi. Ma arvan, et meil ei olegi mõtet üles laadida, ja kuna see on fiktiivne andmestik, siis ärge salvestage ka midagi lõpus, lihtsalt öelge, et kustuta. Aga me vaatame enne kädiga, kui te olete neid nii-öelda, mida? Te olete ära proovinud, te olete need kirjelduse väljad täitnud, siis me lihtsalt vaatame, kuidas teil on läinud. Ma arvan, et hästi, sest te ju kuidas? Jah, ingliskeelne on kohustuslik. Mis puudutab pealkirja, seal oli 2 asja, mis oli inglise keeles kohustuslik.
jah, kirjeldus. Noh, see on seesama, te ei pea seda väga pikalt praegu tegema, lihtsalt. Aga nii, et pealkirja Oslo eelarve ja siis on kirjeldus näiteks Oslo sõidukulud. jah, Või Oslo. ei ole sõidukulud. Ei ole sõidukulud. No ühesõnaga kirjeldate, et Ekskursioonikulud. Oslo kulud, meelelahutus, transport, ööbimine või no mingi niisugune asi. Sest miks ma ütlen nüüd, et kirjutage transport, meelelahutus, ööbimine, sest kui nüüd see on päris andmestik oleks, eks ole, ja mina otsin mingite kulude andmestikku, siis ma kohe näen, et seal on, millest seal jutt käib, eks ole, meelelahutusest, transpordist, ööbimisest, et kas mul on sellist andmestikku vaja vaadata üldse. Ma ei pea seda lahti tegema, kirjeldases on öeldud, et seal on need asjad sees. Vaat see on see metaandmete võlu. Kas see kirjeldus tähendab pigem märksõnu või pigem sellist jutustavat laadi? Nii nagu teile meeldib, ärge väga pikka jutustust kirjutage, aga lihtsalt märksõnad tulevad veel eraldi nagu. Aga see just on see, et märksõnana on ka see, mida te seal panete, eks ole, kas teil on seda meelelahutust, seda mõtet panna sinna märksõnadesse, kuna see on, ütleme, noh, eelarvet pole ka mõtet panna, sest see on teil pealkirjas, aga näiteks noh, mingisugune niisugune, et No kui teil on näiteks, panete pealkiri, eks ole, Oslo sõidu või Oslo eelarve. No eelarve on see ikkagi. Oslo sõidu eelarve. Ja siis kirjeldusse panete eelarve lahtikirjutus. No siis ta sisaldab ja. Seda. Ja siis tulevad märksõnad, te saate panna transport ja majutus ja nii edasi, need on märksõnadeks. Ja. Et noh, jah, kirjeldus on siiski rohkem jutuna, et see andmestik sisaldab lahti kirjutatud mitmesuguseid kulusid, mis kuluvad näituste selle, teise ja kolmanda peale. Ega ausalt öelda, mina pole ka päris aru saanud täpselt, sest see kirjeldus on oluline, ta nagu peab mulle aimu andma sellest, aga noh, kui laialdane või no meil on lihtsalt niivõrd väike andmestik, meil ei ole seal midagi palju kirjutada. Te võite kirjutada Jüri ja Mari. Kuule, mis sa arvad? Märksõnad on Jüri ja Mari. Oslo sõit. Millise piirkonna andmete põhjal on andmestik loodud? Piirkond peaks siis Oslo olema või ei ole mina võtnud andmed? Kas see on kohustuslik? Eesti või Tallinn või? Kohustuslik Tallinn? No me Eestis ja kuskilt siit tulevad. Kus te seda nägite, et piirkonna? Te olete juba edasi saanud järgmisel lehele või? Piirkond, jah. Noh, piirkond on see, kus te selle tegite. No, te võite panna Oslo, jah, sest et see on lõppude lõpuks see kõik see on ju Oslo kohta suurem osa neist andmetest. Proovige, kas ta lubab teil. Ei luba. No siis te panete oma kodukoha järgi selle. Te tegite kodus selle andmestiku. Ikka eelarve tegelemise aega, jah. Ei, ajaline kaetus, jah, see on see, kui te teete, aga avaldamise kestus peaks olema näiteks see kaua te, no tegelikult on see avaldamise kestus on see, kaua te kavatsete oma andmeid üleval hoida. Kirjutage sinna 1 tund. Seal on küll kirjas, et kui aasta aega pole määratletud, siis panna 1. jaanuar, aga samas ta jääb ikka punaseks. Kui ma vajan 1. jaanuar. Äkki vaatad selle, mis i-ga nüüd ütlebki, et valida 1. jaanuar, kui andmestik täieneb, jätta lõppkuupäev märki. Ja te peate selle esimese kuupäeva panema, aga viimast ei pea panema. Noh, seda lõpukuupäeva. Lihtsalt pange see kuupäev, millal te tegite selle, noh, tänane kuupäev näiteks. Sest tegelikult ongi see täna
tehtud andmestik, muide, minu meelest on üks esimesi kuupäevi, mille ta annab, ongi tänane, kui te sealt kalendri lahti võtate. Nii. Üldiselt ta peaks teile andma, jah, kestus. See ei ole küll kohustuslik, aga te võite panna sinna näiteks kalendrist mingisuguse. Kas muidu siin eeldatakse või loodetakse, et mida rohkem lahtreid on täidetud, siin on toredam või? Ja näiteks see lauter, mida te vaatasite seal, mis ei ole küll kohustuslik, aga mis tegelikult on väga kasulik panna just nimelt see lauter ei ole mitte see link, mis viib andmeteni, vaid see, kus te panete näiteks oma kodulehele lingi, omavalitsuse kodulehele, kus ta saab lihtsalt rohkem infot teie kohta kui niisuguse kohta. Mitte see ei ole see otselink. Ja. Hiljem tuleb see link, kus te saate, või see koht, kus te saate panna selle lingi nendele andmetele. Mida me praegu ei saa panna, aga siis selles vaates, nagu me enne rääkisime, et võib alustada sellest, kus te lingite need andmed kuskilt. Aga see uuenemissagedus, et ma võin panna pidev, kui ma või Võite panna mida tahes sinna, sellepärast, et Sina panid ma otsustatud või pole, mis asi? seal tuleb ka, võite panna, et ei uuene. Pole planeeritud näiteks, aga valik oli. Ja. Siis see on nagu ühekordne, vaadake, see uuenemissagedus on rohkem teie järgi, eks ole. Näiteks, kui teil on eelarve, nüüd ma mõtlen omavalitsuse eelarve, siis on, eks ole, kord aastas muutub see asi. Kui ei tehta lisaeelarvet, mis tähendab, et ilmselt peab seal midagi muutuma vahepeal. Või kui teil on näiteks mingid transpordiandmed, siis võib-olla ühistranspordi kohta võib-olla see peab muutuma näiteks 3-4 korda aastas või mõne kuu järel, siis kuidas need transpordi, kas muutuvad liinid või busside sõidusagedus või rongisõidud või mis iganes, eks ole. Et see ongi see, et meil on tohutult lihtne praegu ja niisugune nii-öelda väga triviaalne andmestik. Teie oma andmete üleslaadimisel läheb palju rohkem väljasid vaja ja ma soovitan ka neid soovitavaid väljasid panna juurde sinna. Millisel puhul kasutatakse välja ruumiline täpsus? Väljendada meetrites. Et andmed peavad olema või mida see tähendab? Andmeid on 7 meetrit. Pigem mitte, ma arvan, et see on mingi ruumilised andmed peavad teil olema, siis on ka ruumiline. Ütleme, et kui te panete mingi kaardi andmed või asjad, et ruumiline täpsus teil sellises. See on ruutkilomeetrites näiteks need andmed. Mis tähendab väljendada meetrites? See on asi, mida ma ei tea. Selle peate küsima kellegi tükk maad targema inimese käest kui mina, sest ausalt öelda, ega mina olen ka nii-öelda niisugune tavatäitja. Et siin on päris palju niisugesi asju, mis ka minu ajavad pisut segadusse. Näiteks meil juhtus praegu selline asi, et andmestik läks avatuks, aga ta ei näita näiteks või minu andmestikal avaldamata andmestikal minuga jagatud andmestik. Kusagil ei näita, et see oleks. Kas te juba avaldasite või? See on üldse nüüd avalikust. Edasi oleks. Vot siin ongi see, miks. Siis te näete teda tegelikult. Ta peaks olema, aga ta ei pruugi olla. Aga kõik on nullid, jah. Muide, see oligi üks kala, mille pärast ma kartsin teile seda täna väga lasta ja palusin, et ärge tehke midagi ja kustutage kohe ära. Sest mul endal juhtus muide täpselt see sama asi, ma ütlesin säilita mustandina ja ta lihtsalt haihtus õhku ja ma ei teagi, kas ta on seal kuskil nendes avarustes hulpimas või ei. Nii et ka teie küsige nüüd oma itipoisilt abi, kui te koju lähete, siis võib-olla ta oskab teile öelda. Jah. Et midagi seal on nagu nihu läinud.
nii, aga kes on saanud omadega valmis, et me siis lihtsalt edasi minema ei pea siis. siis lihtsalt me vaatame nüüd üle, mis tal läks liinimest. jah, ja avalikusta, siis pange veel avalikusta ka ja siis jääb eriti kõva nalja. jah, sinna juurde, eks ole. Panumoosi. jah. ei jah, nüüd otsige see nupp üles, kus on kustuta andmed. Ai, aga kui on edasi veel läheb. Aga kas ei pea juhtuma see? Ei tohiks juhtuda seda. No siis me ütleme sellele, kes koolituse tellis, et asi on hapu ja nüüd ei saa, sest ühest number esimesest peaks nüüd küll edasi saama. Mitu korda te edasi vajutasite? Mare, kaugele sa jõudsid selle edasi? Mitu korda te edasi Ühe vajutasite? korra. Ühe Ei, korra. ühe pealt kahe peale. Ühe pealt. Esimese lehe pealt läksid teise peale. Teise peale, siis läks veel edasi ja siis läks juba, kui ma vajutasin veel edasi, siis oligi kõik esitatud. Tegelikult ta peaks minema 4. peale ja siis ta sinna, kuhu vaja. Nüüd on see häda, et teil on kõigil või mitmel inimesel on üks andmestik nimi. Sama see on see sama andmestik ja see on nüüd üks asi, mis kipub segadust tekitama, võib-olla panebki lihtsalt üks sinna taha. Ja keegi vähemalt küsib mu käest või et oled sa kindel ja midagi taolist, et noh. Või siis ta eeldab juba, kui sa nii kaugel oled jõudnud, et siis inimene jagab asja. Mina võin ju jagada. Äkki ma tahan kontrollida. Näitab siis sinu andmestikest ka. Ei näita. Siis ei tohiks olla midagi problemaatilist. Ja see on kohustuslik väli, selles mõttes on see natuke kummaline, et kui ma panen ta suletuks, siis tegelikult ei tohiks ühtegi litsentsi mulle pähe määrida, aga noh, las ta olla siis edasi. Vaata, mis edasi juhtub. Nii. Aga kui 15 minutit ainult aega, siis ta registreerib seda pärast. Siis peab sul ilmuma. Saab, et ma panen selle, kus koos minu andmed on, eks ju. Ja. Või laadid tööle. Siis see on siia. Praegu on see. Ja. Kuule Sigrid, aga nüüd see vist hakkab juba nüüd on juba aeg, jah. Nii, aga tehke nüüd, mis suudate, et see ära kustutada ja ära minna sealt, sest nagu selgub, algab testiaeg. Meie peame jalust ära minema ja no jah, võt asi oli sellest, me nihutasime ära, aga me ei arvestanud sellega, et meile jääb natuke vähem aega. Olgu, aga teeme nii, et tegite, mis suutsite, meie ka. Ja eks me siis, noh, meie aadressid on seal slaidides olemas, nii et kui te tahate midagi küsida, siis küsige, palun tulge tehke ise oma see, aga meie siis läheme välja siit ja võtame need asjad kõik endal, ei, me peame mingi kokkuvõtte tegema või? Aga test on enne vist või on kokkuvõtte enne? Kokkuvõtte on enne. Okei, teeme siis kokkuvõtte ära. Teeme kokkuvõtte ära. Siis saame testi rahulikult teha. Ja, ilus pilt jääb teile teeme siia. Kokkuvõtte ära. Ilus lõpupilt jääb teile siia ekraani peale, võite seda näha. Ja kohe tuleb testi see slaid, ja aga see ei loe. Tõsiselt täname teid mõlemad Sigridiga selle toreda 2 päeva eest ja selle meeleoluka, ütleks ma, meeleoluka koostöö eest. Ja mina tänan teid selle pärast, et te olite väga aktiivsed ja tegite hästi kaasa ja mõtlesite kaasa, mis on eriti oluline. Et aeg-ajalt ikka, mitte aeg-ajalt, kogu aeg. Ja küsimused peavadki tekkima. Kui teil küsimusi ei teki, siis järelikult on 2 võimalust. Kas te olete vales kohas, eks ole, sest teid üldse see asi ei huvita. Või te ei saanud mitte millestki aru ja siis on see meie viga, et me ei osanud seletada. Aga kuna te olete kogu aeg kaasa rääkinud, siis meil jääb põgus lootus, et ehk me midagigi oskasime ära seletada teile. Ja tervitage kõiki oma
kohalikku omavalitsusi ja kõiki inimesi ja olge ilusasti, kenasti terve selle talve üle ja ärge haigeks jääge ja olgu teil kõigil mõnus talv. jah, suusatage kindlasti, lund pidi tulema. Ja kes ei oska, õppige ära. Nii, aitäh, aga ma arvan, et nüüd vist võime meie need... Ärge veel võtke ära indapseks, et võib-olla on midagi vaja rääkida, teie olete muudavad. Meil ei ole midagi vaja rääkida. Veebi küsimusi me ei räägi, sellepärast te peate testi täitma. Ega me ei hakka teile ette ütlema. Nüüd tuleb test. Nii. Tuleks siis sinna siis on. Siis ikkagi lihtsalt ütle, kõik läheksid sinna. Ütle lihtsalt veebis olijatel ka, et läheksid sinna. Miks nad te... Ühesõnaga, te peate nüüd minema sinna workshopi keskkonda ja andmehalduskov peate võtma sealt. Siis te saate selle testi juurde. Saate sellega hakkama workshop.com-i minema. Vaeva nägite, testi isegi ära tegite. Olge siis terved, kui teil küsimusi on konkreetselt meile, siis te saate iga kell meile kirjutada. Joonistada võite ka muidugi ja siis pilte saata meile, ainult mitte minule, palun rääge kassipilte saatke, ma ei räägiste kasse. Põhimõtteliselt. Aga muidu katsuge, alustage sellest, et nagu ma ütlesin, alustage võitselt. Tehke väiksemad asjad ära, siis minge suuremate juurde ja esimese asjana ma soovitan teha oma IT-ga headesse suhetes, siis saada mingi endaga koos töötama saada. Ma usun, et sellest oleks päris palju abi. Sest ta oskab teid mitmesugustes tehnilistest küsimustes aidata. Aga siis aitäh ja meie küll lähme koju.